Mina olen Halis hariduskopterist ja ma olen väga põnevil, et te täna tutvustate meile oma lasteaeda. Täna kahjuks ei sobi, mul on külalised majas. Tere, ma olen direktor. Tere ja mina olen Halis hariduskopterist. Rõõm kohtuda. Lähme grillide rühma tundi varem. Täna kahjuks ei sobi, mul on kohtumine linnapea Henriga. Siin on meie juhi ja majandusjuhataja. Teil on siin päris tihe liiklus. Kas te lähete praegu muusikatundi? Jah. Väga tore. Toredat muusikatundi. Mulle hoiset jälle. Kerdo, meil oli täna lasteaias pea peale pööratud nädal ja sina olid kes? Direktor olin. Räägi, mis tunne oli, kas sulle meeldis ja mis sulle meeldis? Täitsa hea tunne oli. Miks? Tool oli pehme, suur kabinet. Aga kui sa nüüd mõtled, kui me teeksime järgmine nädal uuesti sellise päeva, kes sa siis tahaksid olla? Õppejuht. Lepime kokku, lööme käed. Järgmine kord oled sina õppejuht. Meie lasteaias täna oli siis pea peale pööratud nädal ja kuna meil on hästi koostöine kollektiiv, siis tekkis ühiselt mõte, et mitte pöörata tagurpidi ainult õpetaja ja lapse roll, vaid pöörata pea peale kogu maja. Ehk siis ühiselt tuli idee, kus laps sai olla direktor, õppejuht, majandusjuhataja ja ka juhi abi ning õpetajad olid lapsed. Ja samuti said lapsed olla õpetajad ja olid täiesti pahupidi pööratud nädal ja idee sündis meil ühiselt, õpetajatega ühiselt ja kaasasime ka lapsi ning rollide harjutamist kodus toetasid armsad lapsevanemad ja õed ja vennad ja rõõm, et toimuvad sellised ägedad pea peale pööratud ettevõtmised ja päevad ja nädalad. Ma küsisin lastelt, et kes tahab õpetaja olla. Ja et eelmise aasta pea peale pööratud päeva siis lastele meenutada, siis me võtsime video, mis eelmine aasta siis samamoodi Hendrik tegi, õpetas lastele mune värvima ja me vaatasime seda videot ja Hendrik tõstis kohe esimesena käe püsti, ütles, et mina tahan olla õpetaja. Et see emotsioon, mis ta eelmine aasta sellest sai, et see oli nii ehe ja see tuli kõik nagu lastele meelde. Me hakkasimegi planeerima, et mis ta siis see aasta tahaks õpetada. Ja kui me hakkasime mõtlema, et milles Hendrik on hästi tugev, siis ta tõigi tegelikult välja selle häälimise ja matemaatika ja ma natukene suunasin, et kuidas see tund siis võiks olla nagu lastele põnev ja siis ma pakkusin välja, et meil on näiteks robotid, mida me ei ole varem nagu kasutanud, et äkki ta tahab nagu läbi nende nagu seda matemaatikat õpetada. Ja nii see tund siis tuligi.